Täna saates mees, kes räägib meile maksimaalsest mehelikkusest. Ei, ainult üksnes sellest ei piisa, et me arvame, et meie teame kõike, vaid just nimelt tuleb meil pöörduda selle kõike teadja poole ja anda oma elu talle. Tere tulemast tagasi kuulama vaatama saadet Meistri töökojas. Karl on minu nimi ja usu või ära usu, aga minuga on mees, kellel on veel madalam hääl, kui on minul. Janno Peensalu, tere tulemast saatesse. Rõõm olla siin, Karl. Ma just mõtlesin selle peale, kui ma kuulasin eelmist saadet, et täpselt minu häälega mees. No, ma arvan, et ma julgen väita, et sul on grammike madalam. No küll me pärast paneme detsibelid paika. Just. Suur rõõm, et sa oled saanud tulla, Janno. See ei ole esimene kord, kui sa oled kaamerate ees või üldsegi rääkimas või kõnelemas. Mõned võib-olla Eestimaalt sind tunnevad, aga kõik sind kindlasti ei tunne. Janno, kes sa siuke oled, kust sa tuled? No, number 1, ma olen täna pastor. Eesti Kristlik Helipühi kirik, Pärnu kogudus. Aastaid, tegelikult aastakümneid olen juhatanud ka meesteteenistust nimega Eesti Kristlik meesteteenistus. Ja kahtlemata mehed ju samastavad ennast sellega, mida me teeme. Nii et see on ka, mida ma olen sulle hakanud siin ütlema. Ja ma tulen Pärnu linnast, suve pealinnast. Praegu küll meil suve seal ei ole, aga jälle tuleb. Ja, küll täiesti tuleb. Mis siis veel minu kohta? Olen kasvanud ateistlikus kodus, ühel hetkel oma elu andnud Jumalale. Issand kutsus mind teenistusse ja teen seda tänase päevani suurima rõõmuga. Kuidas ühest ateistlikust lapsest saab kristlane? No see on Jumala kutse, eks ole, esiteks. Jumala orkestreerimine, sest minu klassivend, kellega ma koos tegin bändi, millest keegi pole kunagi kuulnud muidugi, aga tema sai kristlaseks 80ndate lõpus, kui hakkas siin selline kristlik vabadus tekkima. Ja ma nägin, et tema elu oli kuidagi teistsugune. Me olime ennem käinud pidudel, teinud asju koos, mis maailma inimesed kõik teevad. Viimane asi jutuks oli Jumal. Ja ma tõepoolest kasvasin ju mitte kristlikus kodus. Minu suguvõsas polnud ühtegi kristlast. Kõik olid ateistid, mitte isegi agnostikud. Ja nüüd äkitselt ma näen, et selle mehe elu on teistsugune. Ma küsisin, et mis toimub suga. Ta ütles mulle, ma olin pühas vaimus. Mis värki? No mina, kes ma pole kristliku terminoloogiaga kursis, pühas vaimus. Mis seda? Aga ma mõtlesin, et midagi usuga see on seotud ja ütlesin, kas sa usud Jumalasse? Ta ütles, ma usun. Ja ma ütlesin talle, tule minu juurde täna õhtul külla peale proovi. Ja ma oma mõtlesin, et kui ma saaks taga võtta mõne aja, ma tõestan talle, et Jumalat pole olemas. Ja. Ja ma hakkasin teda pommitama küsimustega, kui ta minu juurde jõudis ja tead, ma oma arust oli nii tark, ma ütlesin, kas Jumal lõi inimese molekulaarsel tasemel. Sest ma olin just keemias õppinud molekule ja asju ja mõtlesin, et see mees kindlasti varsti ütleb, Janno, sul on õigus, lähme pidu panema, ei, Jumal pole olemas. Aga selle asemel, et hävitada tema usku, tegelikult minu uskumatusse ei hävitatud tol õhtul, sest võib-olla esimest korda elus ma hakkasin lubama üldse sükest mõtet oma pähe, rääkides temaga, et võib-olla mina olen valesti aru saanud ja võib-olla tal on õigus. Ja et võib-olla Jumal tõesti on olemas, et ta tõesti armastab seda maailma, on saatnud oma poja, kes on surnud kogu inimkonna eest, et kas või ükski, kes temast usub, saaks õndsaks. Ja kui ma sülkse mõtte lasin oma pähe jääda, et äkki Jumal on olemas, ma tajusin usu sellist annust oma südames ja tajusin, et kuskil seal keegi on, kes kutsub mind. Veider nagu kirjeldada seda, raske seda sõnadesse lõpuni panna. Ja vot sel hetkel ma sain ustlikuks. Temale seda veel ei julgenud öelda, sest lõpuks ma astusime selle õhtu sisse, et kes on kõvem mees. Muidugi. Ja kuidas ma niimoodi nüüd ruttu järgin. Ei saa tunnistada enda kuidagi vähemust seal. Aga nädal hiljem ma läksin tol ajal siis Pärnu linnas põrandaalusesse kogudusse. See oli nõukogude aeg veel. See oli see aeg. Just, ja andsin seal sel õhtul oma elu Jeesusele Kristusele. Ja muidugi nüüd on 30+ aastat tulnud ja läinud. Ja Jeesus Kristus on ikka parim otsus, mis ma oma elus olen teinud. Amen. Mina tunnistan seda samamoodi ja oma eluga ja mitmed, kes meid on võib-olla kuulamas, vaatamas täna, ehk ei olegi seda otsust veel teinud. Aga me tahame täna rääkida sellest, mida tähendab üldse järgida Jeesust, mis vägi on tema nimes. Ja enne veel, kui me selle juurde tuleme, siis Janno, kogudus ei ole ainuke asi, millega sa tegeled. Sul on tegelikult palju huvialasid ka. Et natuke võib-olla tuleks nagu selle juurde, et mida sulle vabal ajal meeldib teha ja
kas nagu siin nimetatud sai, et kaamera ees olemine ei ole võõras teema, siis äkki saame seda avada ka natuke. Aga mis sulle nagu vabal ajal teha neil, kui sa ei ole just nimelt pastor? Ja, ma olen alati lugenud palju. Mulle meeldib lugeda. Teadmised huvitavad mind igast valdkonnast. Just. Raamatu vägi on ju ka selles, et sa võid hakata mõtlema nagu selle autor. Ja selles mõttes lugemine on kindlasti tähtis. Ma mängin lauatennist viimased, ma ei tea, 15-16 aastat. Siin on sul giftgrupp ka. Ja see meie Pärnu klubi rahvas siin, kellega koos me siis tegime jõulu esinemist. Nii et ma olen siis siin on üks mees, kes ka meie kogudusest nüüd käib Pingsi klubist, tuli Alfasse ja nüüd käib meie juures. Ja lauatennis on selles mõttes nagu põnev asi, et kui sa näiteks jõusaalis, kus ma ka korra nädalas proovin jõuda, pead nagu üksi seal oma asja ajama ja teen veel ühe repi ja lükkan veel, tead. Siis seal on sul nagu sükene vastastikune selline suhe tekib mängijaga, mängijaga. Ja kui sa suudad seda palli juba mängus hoida, tegelikult siis see muutub väga huvitavaks. Ja eile õhtul ma mängisin 2 tundi pluss midagi ja ma olen mänginud 3 tundi ka ja lihtsalt unustad ennast sinna selle keskele. Nii et see on väga äge vaheldus. Meil peavad olema elus asjad, mis nagu laevad meid, mis annavad sulle inspiratsiooni. Ja loomulikult lugemine, Jumalaga koos veedetud aeg, see on inspiratsiooni alliks, aga siuksed asjad, eks ole. Aiandus mul meeldib ka, mul meeldib istutada, mul meeldib välja kitkuda. Sellepärast, et tihti sa istutad ühe elupuu kuskile ja siis vaatad 2 aastat hiljem. See oleks pidanud olema ikka selle kivi taga, mitte kivi ees. Nii et siis kitkud välja. Nii et ma olen ka piibellik, nagu see kogu ütles, et on aeg istutada, on aeg välja kitkuda. Õige. Selle pingpongiga on nagu kihvt asi see, et nagu ka seal palliga on see edasi-tagasi põrgatamine. Siis tegelikult ka vestlustes teed sa seda sama. Põrgatad seda vestluse palli edasi-tagasi. Sul on podcast, sa oled ka YouTuber, et mis kanalites sa toimetad ja mida see üldse tähendab, et olla sellises ametis? Ma kutsusin oma kanali siis Karjase kohviks, see tuleb ka teatud põhjusel nõnda, aga et ühel hetkel ma tundsin, et või ütleme seda isegi niimoodi, et Jumal tahab oma häält kuulda anda igal pool. Meediamaailmas, hariduse maailmas, teaduse maailmas, spordimaailmas ja kui me nendesse maailmadesse ei astu ja mõtleme, et ainult geograafiliselt Jeesus mõtles, et mingi kõike maailma. Ei, ta mõtles kõikidesse sfääridesse elus. Ja Jumal tahab oma häält lasta kuulda ja siis ma hakkasin sellise kanaliga nagu Karjase kohvi peale. Ja tõepoolest intervjuusid tehes sa ju põrgatad seda edasi-tagasi. Ja alguses ma alustasin soolo tegemisi, lihtsalt paned telefoni, ei mingit korralikku mikrit ega midagi, teed nagu teed. Ja sealt edasi, eks ole, nüüd ma olen natuke edasi kasvanud, mul on veel kasvada, aga hiljuti ma hakkasin tegema tõesti ka siis intervjuusid ja mul väga-väga meeldib teha intervjuusid, just nimelt teada saada inimeste eludest, mis on neid toonud sealt, kus nad kunagi olid, sinna, kus nad täna on, eks ole. Nii nagu sa näed, vägev bänd esineb laval, kõik on nagu suurepärane, naudid seda, aga siis sa tahad teada, et kuidas nad sinna jõudsid. Palju te proovi teete poisid, eks ole, ja kuidas te läbi saate, kuidas te neid väljakutseid ületate ja nii edasi. Nii et oluline ikkagi teada saada, kuidas sa jõuad sinna, kus sa tegelikult oled, eks ole. Lava peal on kõik vägev, aga näita mulle, mis seirida taga toimub. Ja see asi mind huvitab, nii et selle tõttu teen ka intervjuusid ja seda podcast'e siis juba mõnda aega. Rõõm. Seda saab kuulata, vaadata samamoodi, et me täna kõigisse nendesse teemadesse kindlasti ei jõua laskuda, aga meistri töökojas me oleme. Ja issand voolib meid omal viisil. Just. Tema on see meister, meie oleme need igasugused puuklotsikesed ja kõik muu materjal, millega ta tööd teeb ja voolib nendest midagi sellist, millest võib kasu olla. Absoluutselt. Aga sellest tulenevalt ma tahan sult, Janno, küsida, et kui sina oleksid Jumala riigis või kuidas sa näed ennast, mis tööriist sina oled? Oh, wow. Siin on meil need igasuguseid palju seintel ja mujal, et kas on midagi nendest või oskad sa öelda, mis on siin ka laua peal? Hei, ma muidugi võtsin ju ühe tööriist ise ka kaasa ja see on sükene robustne pahtlilabides. Vinge. Ja veel puhastamata, mis on muidugi kivi minu kapsaeda, ei ole tehtud puhtaks, aga ühel viisil see on ka nagu sümboolne, eks ole, et Jumal kasutab mitte täiuslikke astjaid. Ja see on, mida ma tunnen ennast ka olevat. Ja ma elan oma enda nahas, mina tean ennast paremini kui keegi teine. Keegi teine võib vaadata kuskil kedagi, kaasa arvatud mind või ükskõik keda ja kas või sind öelda,
on mees, vaata, kus Jumal töötab tema läbi, aga sa tead oma inimlikkust, sa tead oma neid rough places või neid konarusi, eks ole, ja imestad selle üle, et Jumal sind kasutab. Üks teine asi pahtelilabidega seoses veel on see, et pahteldamine oli üks töö, mida ma mõtlesin, ma iial ei taha teha. Minus üks kõige vastikum tööd, et ehituse juures ma, võib-olla jõuame sinna, võib-olla jõua täna, aga ma hakkasin oma maja kunagi ehitama ümber aastad tagasi, eks ole, mitte midagi ehitusest teades. Ja see pahteldamise töö oli kõige hullem töö, muidugi ma ei teadnud, kuidas pahtelda, panin nii paksu kihi peale, siis nühkisin seal ja küsisin sõbra käest, et kas peabki nii palju nühkima, jaa, nühid nii, et su käed pikad on. Aga üks huvitav asi on see, et kui sa teinekord seisad silmitsi ja võtad vastu need väljakutsed, mis tunduvad sulle ülirasked, midagi, mida sa tegelikult ka teha ei taha. Et need väljakutsed töötavad sinu kallal, muudavad sind. Ja elus ma leian seda, et tihti meie saatus on peidetud nende hiiglaste võitmise taha. Taavet sai enne kuningaks, kuni ta võidab ära Koljati. Ja ma ei ole leidnud ühtegi tugevat inimest, kellel oleks olnud kerge minevik. Ja sa lähed läbi teatud asjadest, mis nagu muudavad sind ja see pahtelilabidamine üldse on nagu üks sümboolne sellest, mida mulle ei meeldinud teha, mida ma ei tahtnud teha, aga õieti, mille läbi väga palju asju sai lõpuks tehtud. Täna ma olen isegi natuke teenust teinud sellel alal, nii et võt. Suur rõõm. Nii et võib-olla siis võrdlen ennast pahtelilabidega. Väga hea. Hetkel. Väga hea võrdlus. Aga ma arvan, et selle koha pealt ka, ole hea, tahaks nagu rohkem laskuda sellesse samasse teemasse, mis siit juba läbi käis. Et tegelikult, eks ole, need hiiglased meie elus. Meestena ma arvan, me tihti tunneme seda, et et ma ei tea, mõni kaasartud ma ise on ikka lükanud silmad ja nina ilusti taeva poole mõelnud, et mis siin ikka, küll ma kõigega hakkama saan. Aga üks asi, millest me tahame rääkida, on see ühte hoidmine, mis on meestel, kus siis kui meie ei jaksa oma käsi üleval hoida, siis tulevad need vennad meie kõrval, kes hoiavad neid koos meiega. Ja täna me tahame tegelikult kõneleda ka nendest meeste teenistustest, mis sinu elu on muutnud ja paljude teiste meeste elusid on muutnud siin Eestimaal ja tegelikult mitmetes teistes riikides ka. Täpselt nii. Ja on üks eriline mees, kes selle kõik pani käima ja sa tunned teda isiklikult. Tahad sa natuke avada seda? Ta on täna taevas, tema nimi on doktor Ed Cole, 2002 ta lahkus siit. Aga kui ma olin saanud kristlaseks, siis ma hakkasin käima palvekoosolekutel, mis toimusid meie koguduses. Kell 6 nad õhtul hakkasid. Ma läksin kella 3 juba sinna, 3 tundi varem. Palusin, nad paneksid videosid mängima, videoõpetusi, tollal olid videomakid, tänapäeval inimesed ei tea sellest. Ja lihtsalt vaatasin erinevaid õpetusi. Üks päev pastor abikaasa pani peale ühe video, mis oli tehtud Rootsis, Uppsalas. Ed Cole kõneles seal. Esimest korda täna nägin, esimest korda kuulsin teda. Aga sel hetkel, kui see video käivitati, ma tundsin, et sellel mehel on üks roll mängida minu elus. Ja ma arvan, me tajume oma elus neid taevalikke kohtumisi, suhteid, inimesi, keda Jumal on määranud meie eluteega ristuma ja me tajume, et nendel on üks roll või osa mängida. Võib-olla teinekord see on niisugune oluline suur roll, inimene ongi su elus, teinekord see on julgustus, teinekord ta aitab sul mingi faasi edasi minna. Ja ma tundsin seda sealt, siis ma kirjutasin talle kirja ja palusin talle saata omal ühe raamatus, ma tahtsin inglise keelt õppida. Tollal ma räägin sõnaga inglise keelt muuses. Ja ma ei tea, kas ma kirjutasin selle kirja nii vigases inglise keeles, ilmselt ta saatis mulle kõik oma raamatud, mitte selle ühe raamatu, mis ma palusin. Võimas. Ja üks nendest raamatutest, mis siis oli seesama raamat siin Maksimaalne mehelikkus, Maximized Manhood. Ja muuseas, see on konkreetne raamat, mis ta mulle ka saatis 90-ndatel. Ja ma hakkasin seda raamatut siis tasapisi lugema, tõlkima. Samal ajal, kui ma töötasin selle teksti kallal, selle materjali kallal, see materjal töötas minu kallal. Ja ma läksin läbi mitmetest meeleparanduse kohtadest ja arusaamistest ja nii edasi, mis Jumal minu sees tegi. Ja siis ühel hetkel ma mõtlesin, et see, mida Jumal on teinud minu sees, selle teenistuse läbi, selle mehe läbi, võiks juhtuda Eestimaa meeste südametes. Sest ma teadsin paljusid mehi, kes vajasid täpselt sama sõnumit kuulda. Ja unistus kerkib mu südamesse, et võib-olla ühel päeval saaks selle mehe siia Eestisse. Aga see tundus niivõrd võimatu, kes olen mina, eks ole, ma ei oska inglise keeltki, kus ma kirjutan talle, ma ei ole mingi positsioonikandjagi. Aga Jumal läbi oma
sellise taevaliku kohtumiste jada lõpuks tõi mind kokku selle mehega ja siis 97. aastal tuli ta esimest korda Eestisse. Meil oli Tallinnas Sakala keskuses tol ajal esimene kristlikute meeste suursündmus. Samas kohas, kus nad vanasti treenisid kommuniste, meie treenisime mehi, kuidas olla Kristuse sarnased mehed. See on see, kui ta teist korda tuli. Esimesest on seal ka kuskil pilt, siin olid naised ka kaasas, esimene oli mehed ainult. Ja vaat sealt hakkas see teenistus siis niimoodi tõusma, liikuma. Just. Me hakkasime käima vanglates ja igal pool üle Eestimaa. Ja tõepoolest mehed vajavad kuulda sellest, kuidas olla tõelised mehed. Just. Ja tegelikult lühidalt kokkuvõttes, Edkooli lause on see, et tõeline mehelikkus ja Kristuse sarnasus ongi üks ja see sama. Käituda nagu Kristus on tegelikult olla tõeline mees. Amen. Aga see on väljakutse ja teekond. Absoluutselt. Kui keegi tahaks lugeda seda sama raamatut, nii nagu sa ütlesid, et see on olnud täiesti märgiline sinu elus, meeleparanduskohtades ja üldse. Just. Ja juba sellest lausest nagu kuulda ka, siis kus ma võiksin üldse saada sellist raamatut, et kui ma ise tahaks seda lugeda? Mul on muuseas üks kaasas. Kas sa oled ise seda lugenud? Ei ole. Siin see on sulle. See ei ole planeeritud praegu. Niisama kiiresti palvevastused tulevad. Halleluja, tänu Jumalale. Aga neid raamatuid muidugi mul on veel ja siis peaks kirjutama mulle, kuskil pärast paneme mingisuguse e-maili kuskil võib-olla ja saab neid tellida. Nii et need on raamatud siis eesti keeles tõlgitud sellest, mitte ainult sellest raamatust, aga hiljem ta täiendas mõne peatükiga seda ja siin on ka need täiendatud peatükid sees. Ja muuseas, Eestis on palju mehi, kes on lugenud seda raamatut ja tajunud, et see on nende elu muutnud. Alles pühapäeval ma rääkisin ühe pastori pojaga, ta ütles, ma ei loe palju raamatuid, aga see on üks raamat, mille ma lõpuni lugesin. Ütles, see on üks hea raamat. Ja muuseas, paljud naised muidugi on lugenud seda raamatut samuti, sest naised tahavad teada, milline on maksimaalne mees. Just. Ja siis ka selle läbi tegelikult, eks ole, mõista paremini Just. Seda, et kes me sellised mehed oleme. Täpselt. Ja kuidas me ka võiksime olla. Mis potentsiaal on meisse pandud tegelikult Jumala armu läbi. Ja ainult Kristus saab selle tuua esile. Absoluutselt. Me ei saa seda oma enda jõust. Muidugi printsiibid, vastavad sellised mustrid, mis Jumala sõnas on, me saame neid eeskujuks võtta. Aga lõpuks on see Jeesus, kes aitab meil meie unistuse tõelisest mehelikkusest täide saata. Tema töö meie sees. Ja siin on noorte vanglas näiteks mehed, kes kuulavad siin meesteteenistuse sõnumit. Me muidugi siin kõiki te lugusid ei tea, aga ma olen kuulnud mõningaid, kes on just nimelt nende koosolekut on olnud, hiljem saanud või siis seal saanud kristlaseks samuti, tulnud hiljem minu juurde ja ütlen, Janno, ma olin sellel koosolekul, kui neid ja neid asju õpetati. Need panid teatud seemned idanema minu sees. Lugusid meeste eludes, kellede perekonnad on saanud säästetud, kes on võtnud vastutuse oma perede eest, kes on otsustanud olla imelised isad. Neid lugusid on lihtsalt nii palju, ma ei ole isegi suutnud neid kõiki meelde jätta. Ütle mulle, Janno, seda veel, et miks me mehed üldse peaksime koos käima sellistel teenistustel või ma võin ise kodus selle raamatu lugeda, väga hea, minu elu muudetud, liigun edasi, võtan siit kaasa see, mis mulle meeldis, aga miks on nii oluline just see, et me tuleksime kokku? Sa saad talenti treenida, arendada üksinda, aga iseloomu sa saad ehitada ainult, kui sa oled koos kellegiga. Kui ma annaksin väiksele lapsele, näiteks 2-3 aastane, kirjutan paberi peale, pikk meel, annan selle lapsele, ütleb, mine nüüd oma tuppa ja praktiseeri seda. Ta ei saa aru, millest ma räägin. Kuni ta näeb seda pikka meelt sinu enda iseloomus, teatud suhtumisi sinu elus, eks ole. Nii et nii nagu Saalomon ütles, raud ihub rauda, inimene ihub teist. Nii et me vajame olla koos selleks, et ihuda üksteist, julgustada üksteist parematele tegudele, olla aruandvad üksteisele. Tunnistage üksteisele oma patud, ütleb Piibel. Palvetage üksteisele, et ta saaks seda terveks. Nii et me vajame seda nii paljudel põhjustel, need kihid on väga sügavad. Ja tegelikult Kristus ei ole individuaalne religioon, kus ma panen vaiba põrandale, palvetan seal. See on see, et ma olen ühes ihus, kus see elu jõud voolab. Koos olles, Piibel ütleb 1, 2, 3 koos, tema on meie keskel, eks ole. Seal on see vägi. Seal on see elu muutev vägi, eks ole. Piibel ütleb, kui me käime valgus nagu tema valgus, siis meil on osadus üksteisega. Jaa,
Jeesuse Kristuse veri puhastab meid selles osaduses. Seal toimub üks puhastus, eks ole. Ja. Laulude raamat ütleb, et õelad ei saa püsima jääda patuste koguduses. Jällegi sama asi, kui ma olen koos kellegiga, asju märgatakse. Teised inimesed märkavad neid külgi minu elus, mida mina ise ei märka. Ja saavad rääkida tõde minu ellu, kui ma vajan seda kuulda. Selle tõttu osadus on tähtis ja mehed vajavad olla omavahel koos. Kus nii-öelda ei ole võib-olla teinekord nende abikaasa kõrval ja ribidesse susab, et kuule, see käis sinu kohta, eks ole. Nii muidu peab pärast tervendusteenistuse veel paluma selle susamise pärast. No võt, need põhjused ja kindlasti hulga veel, miks me vajame meestana kokku tulla. Ja muuseas, kui mehed muutuvad tavaliselt, naised heal meelel alistuvad ja on juhitud jumalikest meestest. Mehed järgivad mehi, naised järgivad mehi ja mehed on tihti see võtmekoht, et ühiskonnad muutuvad. Ühiskonnad koosnevad peredest. Pered koosnevad isa, ema, lapsed, eks ole. Aga tihti selle perekonna nagu käik on mõjutatud selle mehe olust ja käigust. On ju? Kui mees võtab vastutust, tegeleb asjadega, selles mõttes juua ennast täis või kuskil ära põgeneda, selle perekonna tulevik on otseselt sellega seotud. Nii et kui me mehi tugevdame, siis me tugevdame perekondi. Kui me perekondi tugevdame, me tugevdame ühiskonda. Ja sellepärast me vajame tugevaid mehi täna. Amen. Mina olen kogenud seda sama, et vendluses on vägi. Absoluutselt. Ja see on täiesti elu muutev olnud ka minu jaoks, et vennad minu elus, kes on kõnelenud sellest, et ja tegelikult ka tulnud rääkima siis, kui mina teen midagi valesti. Absoluutselt. Ja on kutsunud mind välja, et Karl, kas päris niimoodi ikka peab? Kas see on ikka päris õige? Ja teinud seda läbi armastuse. Just nimelt. Mitte üksteist noomides vihaselt või kurjalt, vaid just nimelt üles ehitavalt. Ja see on täpselt see, kuidas me kasvatame seda vendlust meie ühiskonnas, kuidas me kasvatame neid tugevaid mehi, on see, et me tegelikult peame saama kokku ja me peame kõnelema üksteisega. Sellest lihtsalt ei piisa, et me istume maha, võtame õllel korgid maha ja ongi tore. Ei, sellest ei piisa. Me vajame tagasisidet, kuidas meil tegelikult läheb, eks ole. Ja keegi, kes on sulle piisavalt lähedal, et tegelikult ka teada sinu vaimulikku temperatuuri, saab anda sulle tagasisidet, mitte keegi kuskil kaugel. Ma ei tea, kuskil YouTuber, eks ole, keda ma ei tunne, pole kunagi kohanud, ütlen, et see on minu vaimulik liider. See ei saa olla su vaimulik liider, vaid keegi, kes on su lähedal ja su kõrval, eks ole. Ja veel kord, me lihtsalt vajame seda nagu tagasisidet, mis puudutab meie muutumist, kus me vajame meelt parandada. See on tänu Jumalele, et on keegi, kes võib-olla isegi paneb nii-öelda laksu sulle kirja ja sa pääsed ühest vale teekonnast või nagu piibel ütleb, eks ole, et kõrvaltee viib surma, mitte lihtsalt vastupidine tee, aga kõrvaltee. Ja teine asi on see, et me vajame ka julgustust. Ja julgustus tavaliselt tuleb inimestelt, kes on meie lähedal, kes kinnitavad meid. Ja nii palju meie elus ju on seotud sellega, et keegi uskus meisse. Nii et vennad meie kõrval saavad aidata seda meil teha. Ja sellepärast ma usun, meeste koosolekud on nii populaarsed. Mehed tulevad kokku, avavad ennast, alandavad ennast, teevad ennast haavatavaks, tunnistavad, et neil on vajadus. Panevad põled maha. Jah, täpselt. Ja tunnistavad, et nad on eksinud. See on üks raske asi mehele teha, eks ole. Aga kui me neid asju sellisel viisil teeme, üks hea paranemine hakkab toimuma meie elus, üks hea kasv hakkab toimuma meie elus ja me küpseme selle sisse, milleks Jumal on meid kutsunud. Mõeldes nüüd ka selle peale, et alati ei ole asjad nii lihtsad ja tegelikult ka sinu enda elu on kõnelenud sellest, et ateistlikust perest sa tuled, täna oled teenimas kohas kutsumuse saanud issandalt, aga võib-olla keegi, kes meid täna jälgib, ei tea üldse, millest sa räägid, mis vendlusest sa mees kõneled, see on täielik utoopia. Siis mis on selline lühike sõnum talle, et kuhu tema saab tulla, et kogeda seda elu muutust, kuidas sihukest asja, et sa saaks vastu võtta? Äkki mul on kivine süda ja ma ei taha kuulda seda sõna? No kõigepealt me ütleme seda, et inimene saab muuta oma harjumusi, aga üksnes Jumal võib muuta inimese loomust. Ja sellepärast me võime siin väliselt igasuguseid asju endaga teha, aga meie süda jääb kõvaks, kuni Jeesus Kristus saab tulla, kui me kutsume ta oma ellu ja tema hakkab muutma meid seispidiselt. Nüüd ma tean seda sellepärast, ma olen tulnud täiesti nullist. Mul ei on mingisugust usku, mingisugust huviasjade vastu, null usku Jumalasse. Aga kui Jeesus astus minu ellu, tema muutis mind. Järgmine hea asi on, et sa käid läbi nendega, kes kannavad sarnast usku.
me räägime siin näiteks kohalikust kogudusest või palvegrupist, meestegrupist, seal sa saad tugevaks ja tegelikult maailmas inimesed mõistavad ka seda printsiipi, inimesed ju käivad läbi, kellega iganes, mis iganes huviala neid ühendab, nad vajavad seda. Kristlikus suunas on see sama asi ja see võimendab meie kasvu, see võimendab meie edasiminekut, nii et need asjad on tähtsad selle teekonna alguses kindlasti. Amen. Ma sain praegu vaimult sõna ja me ei ole seda varem teinud, aga ma usun, et selle tänase saate lõpetuseks, kui sa oleksid nii hea ja juhiksid meid palveosaduses ja just nimelt pääste palveosaduses. Sellepärast, et me ei ole seda varem teinud, sellist üleskutsuvat palvet parandada meelt, pöörduda sellelt kõrvalteelt, et käia igaviku teed mööda. Siis Janno, kas sa oleksid nii hea ja juhiksid meid, kes me kuulame ja vaatame ja oleme siin, et meie saaksime teha täna selle otsuse, mis muudab meie elu, mis on muutnud sinu elu, mis on muutnud minu elu. Amen. Ja sõbrad, Jeesus Kristus tuli minu ellu kõik need aastad tagasi, aastal 89. Ja mul on olnud palju võimalusi, kui ma oleks tahtnud pöörduda sellelt teelt, öelda, et see oli üks inimeste väljamõeldis, see oli üks sükene emotsioonide üleskütmine. Kui see oleks tõeliselt muutnud mu elu, ma oleks olnud esimene mees viskama piibli nurka ja kõndima, tegema midagi, mis oma arust oleks olnud targemasi teha. Aga ma võin kinnitada teile, et Jeesus on parim otsus, mida ma olen teinud. Ja selleks ei ole vaja, et temaga sõbraks saada, kuskil kõigepealt kiriku liikmeks astuda või oma elu puhtaks rookida või mingisugused asjad kohe ära lõpetada, vaid ta ütleb, tule nii, nagu sa oled täna. Amen. Ja see on ka minu üleskutse sulle ja tegelikult Jumal ei ole kaugel üheski meist, nagu ütleb apostel Paulus, vaid tema sees elame, liigume ja oleme meie, nagu ütleb apostlite 17. peatükis. Aga ühes mõttes on ta sinus kõigest ühe palve kaugusel, kus sa lihtsalt palud teda. Ja ma mäletan, see oli mulle raske asi teha ja alandav võib-olla teha, aga ma julgustan sind olema julgem kui kõik see ülejäänud mass, olema erinev. Ja kui sa oled piisavalt julge, siis palu minuga see lihtne palve. Ütlen enda, kallis taevane isa. Kallis taevane isa. Ma tulen sinu ette. Ma tulen sinu ette. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Ja ma palun sind. Ja ma palun sind. Anna mulle andeks kõik minu patud. Anna mulle andeks kõik minu patud. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus. On ka minu issand ja minu päästja. On ka minu issand ja minu päästja. Sinu sõna ütleb. Sinu sõna ütleb. Kes sinu juurde tuleb. Kes sinu juurde tuleb. Seda sa ei tõuka välja. Seda sa ei tõuka välja. Ja mina tulen sinu juurde, Jumal. Ja mina tulen sinu juurde, Jumal. Ja ma tänan sind. Ja ma tänan sind. Et sa võtad mind vastu. Et sa võtad mind vastu. Nii nagu ma olen. Nii nagu ma olen. Ja et sa armastad mind. Ja et sa armastad mind. Ja sa armastad mind nõnda palju. Ja sa armastad mind nõnda palju. Et sa ei jäta mind selliseks, nagu ma olen. Et sa ei jäta mind selliseks, nagu ma olen. Et issand. Et issand. Võta minu elu. Võta minu elu. Võib-olla need on ainult killud. Võib-olla need on ainult killud. Ma olen palju asju ära määrinud. Ma olen palju asju ära määrinud. Aga sinu armu läbi. Aga sinu armu läbi. Sinu vägevates kätes. Sinu vägevates kätes. Sa võid teha mitte millestki. Sa võid teha mitte millestki. Midagi väga kaunist. Midagi väga kaunist. Nii et võta minu elu. Võta minu elu. Ma tunnistan Jeesust. Ma tunnistan Jeesust. Oma issandaks ja päästjaks. Oma issandaks ja päästjaks. Ja sinu armu läbi. Ja sinu armu läbi. Ma järgin sind Jeesus. Ma järgin sind Jeesus. Kõik oma elu päevad. Kõik oma elu päevad. Ma palun seda. Ma palun seda. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Amen. 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 Aitäh sulle, Janno, et sa oled tulnud, et sa oled jaganud oma elu, et sa oled valguseks paljudele, teenimaks ja tegemaks seda, mida sai siia Eestimaale külvatud ja vedamas seda edasi. Aitäh sulle, Janno. Au Jumalale ja tänu ka sulle. Ära jää üksi. Ja meie kutse on tõesti see, et kui sa täna tegid selle otsuse, seda saadet kuulates ükskõik mis ajahetkel, esimest korda, siis anna meile sellest teada. Siin on link sellele kohale, kuhu sa saad selle teate saata ja ära jää üksi. Meie mehed vajame seda, nii nagu me täna kuulsime. Vendlust ja inimesi enda ümber, kogudust. Ja selle jaoks ma julgustan sind. See on parim otsus, mida sa oled elu sees teinud. Ole väga-väga õnnistatud, ole väga hoitud, jõudu ja jaksu edasiseks. Aitäh! Hea vaataja! Lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meeste hommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning sooviksid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee.
Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetaja eest.